Politsei- ja Piirivalveameti jaoks on jätkuvalt tegemist elu päästmise missiooniga. Ja elu päästmise missiooni juures saavad inimesed ise väga palju ära teha, eelkõige läbi selle, et peetakse kinni reeglitest, milleks siis eelkõige on 2+2 reegli täitmine. Et see on äärmiselt oluline. Me näeme ka täna, et jätkuvalt on inimesi, kes näiteks eiravad karantiinireegleid, peaksid püsima kodus ja tegelikult tulevad välja. Sealhulgas me oleme näinud ka neid inimesi, kes on haiged ja on tulnud välja ja piisab ühest inimesest, kes viibib kuskil seltskonnast ja sellest võib alguse saada täiesti uus haiguspuhang. Nii et veel kord ma rõhutan seda, et äärmiselt oluline isegi siis, kui riik või kohalik omavalitsus leevendab erinevad meetmeid, jätkuvalt kehtivad reeglid ja eelkõige on oluline 2+2 reeglist kinnipidamine, et me püsiksime terved. Mis puudutab nädalavahetuse üritusi, sealhulgas 9. mai tähistamist, siis üleskutse sellel aastal kindlasti Siselinna kalmistule mitte minna, palun jääme terveks. Me oleme eelnevatel aastatel näinud, et riskigrupis eakad inimesed käivad seal ja veel kord piisab ühest inimesest, kes samamoodi käib Siselinna kalmistul ja see haiguspuhang võib ka sealt alguse saada. Nii et katsume seekord mitte minna Siselinna kalmistule. Politsei on koostöös kohaliku omavalitsusega, sealhulgas munitsipaalpolitseiga ja Terviseametiga samamoodi olemas, nii nagu igapäevaselt, aga sellel aastal tõesti Siselinna kalmistule mitte minna. Nii nagu on ka üles kutsunud näiteks Tallinna linnapea ja see on väga mõistlik üleskutse.